Kevad on ilus ja kaunis ja tore aeg. Kevadel loodus näitab, milleks ta suuteline on. Ja kevad on parim aeg makropildistamiseks. Minu nimi on Anton Lember ja täna ajab Point TV enda uudishimulikud sõrmed Tamroni 60 mm makroobjektiivi külge. Tegemist on Tamroni uusima makroobjektiiviga, Tamroni 60 mm f2.0 makro D2-ga. Tema kõige tähelepanuväärsem näitaja ongi tema ava ehk 2.0. Siiamaani on makroobjektiividel suurim või lahtiseim ava, mida näha on olnud, 2.8. D2 tähistus tähendab seda, et ta on mõeldud spetsiaalselt kasutamiseks APS-C mõõdus sensoriga kaameratele, ehk siis täiskaadersensorite jaoks ta mõeldud ei ole ja nende kaamerate ees on näha kaadriservades vignetteerumist. Ja SP tähistus tähistab lihtsalt Tamroni super performance ehk tippklassi objektiivi. Makroobjektiivid, kui üldisemalt rääkida, on siis need objektiivid, mis pakuvad üks-ühele suurendust. Ehk siis kujutis, mille ta monab kaamera sensorile, on täpselt sama suur kui objekt, mida pildistatakse. See siis kehtib kõige lähema fokusseerimise juures. Ja makroobjektiivid jagunevad üldiselt 3 klassi. Ladviku moodustavad siis umbes 180 mm profitööriistad, lõviosa makroobjektiive on kuskil 100 mm, 10 mm siia-sinna ja siis on sellised pealt 50 mm ehk siis 60 mm, 10 mm siia-sinna. Ja Tamroni 60 uus makroobjektiiv lähebki sellisesse viimasesse klassi ja nende eesmärk on iseenesest pakkuda APS-C sensoriga, väiksema sensoriga kaamerate ees täpselt sama tulemust, mille pakuvad 100 mm ja sinna kanti jäävad objektiivid täiskaadri ja filmikaamera ees. Vaatame, mida huvitavat selle objektiivi küljest pildistajal leida on. Tamroni 60 makro on üks ütlemata väike, kerge ja kompaktne objektiiv. Kaalu on tal kuskil 400 grammi ja pikkust umbes 80 mm. Saadaval on ta Canoni, Nikoni ja Sony bajonetiga ja kõikide bajonettide puhul on olemas ka objektiivi enda sisene teravustamismootor, mis tähendab, et autofookus on olemas ka Nikoni uuematel soodsama otsamudelitel nagu D60 ja D5000. Bajoneti kõrval on suur punane märk kaamera bajonetil oleva märgiga joondamiseks, mugavaks kinnitamiseks ja objektiivil on tegelikult üks ainumas nupp ehk siis automaat- ja manuaalfookuse vahel lülitamise nupp. Fookuse poolest on see kaamera väga hea funktsionaalsusega. Mootor on nüüd kõikidel objektiividel, nagu öeldud, sisse ehitatud, mis võimaldab kasutada pidevat manuaalset ülejuhtimist. Ehk siis, kui pildistades ka automaatfookusega on kaamera leidnud endale fookuspunkti, siis fookusratas keerates on võimalik koheselt kontrollida fookust ka käsitsi, ilma et oleks kuskilt ümber lülitatud manuaalfookuse peale. Siiski saab kasutada ka pidevat manuaalfookust ilma igasuguse autofookuse sekkumiseta. On ära toodud skaala nii meetrites kui jalgades ja on ära toodud ka reproduktsiooniskaala ehk siis mitmekordne suurendus parasjagu kehtiv on. Kõik ilusti jookseb siin aknas fookusrõnga all. Fookusrõnga teekond on peaaegu täisring ja on mõnusasti sujuv ja ei loksu. Ja kõige tähtsam vast on see, et fokusseerimisel ei muutu objektiivi pikkus, mis on just nimelt nende 100 mm kanti jäävate makroobjektiivide puhul üsna levinud. Miks see nii hea on?
sellest kohe räägime. Kuna makrovälk kinnitub kaamera statiivi keermesse, siis liikuv esiosa tähendaks seda, et nii autofookus kui manuaalfookus veavad tervet välgukobakat endaga koos edasi-tagasi. Ja automaatfookuse võib selline koormus ka ära lõhkuda. Aga kuna selle objektiivi puhul on teravustamine täielikult sisene, siis ei ole mitte mingit probleemi kasutada ka makrovälku. Objektiivide tehnoandmetes on alati ära toodud objektiivi lähim fokusseerimiskaugus ja makroobjektiivide puhul on see näitaja eriti oluline, kuna see põhimõtteliselt määrabki tema suurendusvõime. Tamroni 60 makro puhul on antud näitajaks 32 sentimeetrit. Siiski ei ole tegelikult just nimelt makroobjektiivide puhul see näitaja praktikas kõige kasulikum. Mõnevõrra tähtsam on rääkida töökaugusest. Kui fokusseerimiskaugust mõõdetakse pildistatavast objektist kuni sensori fookuse tasapinnani, ehk siis selle kaamera puhul on see nii kaugel. Ja kaamera kerel on alati see kaugus märgitud väikese ringiga, millest on joon läbi viidud. Kui tavapildistamisel võibki kasutada fokusseerimiskaugust kui objektiivi teravustamise kauguse näitajat, siis makropildistamisel tekib selline probleem, et objektiivi enda pikkus hakkab moodustama päris märgatavat osa sellest distantsist. Ja sellepärast kasutataksegi siin eeskätt töökaugust. Töökaugus on siis distants pildistatavast objektist kuni objektiivi esiservani. Ja Tamroni 60 makro puhul on selleks vahemaaks 10 sentimeetrit. Ja kuna tal esimene ots teravustamisel ei liigu, siis jääb see muutumatuks ka siis, kui kaamera on statiivil. Paljudel objektiividel, makroobjektiividel nüüd just lähemale fokusseerides sõidab esimene ots tunduvalt kaugemale ettepoole välja ja nii võib tekkida olukord, kus kaamera on pandud statiivile ja lähemale teravustades selgub, et on osutunud siiski liiga lähedale ja me sõidame peaaegu pildistatavale objektile sisse. Aga selle objektiiviga sellist probleemi ei teki. Nagu korduvalt mainitud, on Tamroni 60 makro tähtsam omadus tema 2,0 valgusjõud. Aga teatavasti ülilähipildistamisel üks ühele suurenduses on kahese avaga teravussügavus ajalehe paberi laiune, kus siis on vaja seda 2,0 valgusjõudu. Ja kõige kiirem ja lihtsam vastus on portreed. Kõik makroobjektiivid on reeglina väga hästi kasutatavad ka portreeobjektiivina ja seal on kitsas teravussügavus rohkem kui ihaldatud. Tere! Kas ma võiksin teist teha ühe profiilportree? Aitäh! Kui olete otsustanud osta makroobjektiivi, siis heitke kindlasti pilk Tamroni 60 makrole. Minu nimi on Anton Lember ja soovin teile meeldivat pildistamist.